Head kuulajad, 21. aprill on käes, siin on Geeniusi digisaade, kus on Glen Pilvre, Hans Lõugas, Meelis Väljamäe ja me räägime endale meelde jäänud sündmustest, uudistest ja kogemustest tehnoloogia valdkonnast viimasest nädalast. Ja räägime täna siis sellest esiteks, miks te ei peaks üllatuma, kui teie Androidiga telefon ja ka iPhone hakkab iseeneselikult restarti tegema, see on väga hea. Räägime kõrvaklapi rubriigist täna, millestki röögatust. Ja siis on meil muidugi AI rubriik, kus me räägime, kuidas tasuta tarbija jõuab teie kõigi telefonidesse ja kauaks seda AI maailma meil siin üldse jätkub. Räägime vist sellest ka. Alustame siis esiteks sellise väikse avaliku teadaandega või ütleme uudisnupuga Androidi turvaoperatsioonisüsteemi kohta, mis puudutab kõiki, kellel on Samsung või Xiaomi või Google'i Pixeli telefon või midagi muud. Nimelt turvafunktsioonidesse lisandub Androidil selline funktsionaalsus, et kui telefoni 3 päeva ei kasuta, siis teeb telefon automaatselt taaskäivituse ja jääb siis sellesse nii-öelda seisu, kus keegi pole sinna peal sisse logimata seisu. No ma küsin korraks, kas teil on jäänud mõni päev telefon 3 päevaks kasutamata? Mitte põhiline, aga mul on teisi, mis mõnikord testis, mis jäävad küll. Aga ma näen, et mõnes mõttes on see nagu kasulik turvafunktsioon, aga teistpidi on jällegi see, et ma tean, et on ju päris palju inimesi kasutavad telefoni nagu mitte telefonina, vaid kuskil mingisuguse, ma ei tea, modemina kuskil suvilas või teevad mingid muid asju, eks ole, et siis nende puhul on see keeruline. Ma loodan, et selle saab välja lülitada, kui sa tahad, aga Google ei ole öelnud, kas ta saab teha ja kuna see ei ole veel minu telefoni jõudnud, siis ma ei saa ka seda proovida. Et vaikimisi võiks ta sees olla, aga võiks olla võimalus, et ära tee seda restarti valida, eks ole. Teil nagu pluss võiks olema see, et kui sa jätad oma telefoni, nagu sa ütlesid just mingil põhjusel kasutuseta, et sul on teine telefon või ta, ma ei tea, lähed 3 päevaks sõidad Naissaarele ja tahad olla levist väljas. Kui keegi su telefoni leiab, siis ta ei saa sinna sisse sõrmejälje või sinu näo tuvastuse või koopiaga või isegi neid faile kätte, kui telefon neid ei krüpteeri. Jah, et need failid on niikuinii igal juhul krüpteeritud, aga sellisel juhul on nad nagu kuidagi veel tugevamalt krüpteeritud, kui sa ei ole sinna sisse logitud, eks ole. Jah, et telefon restartides läheb sellesse algseisu, mis on nii-öelda turvalisem pikaajaliseks hoiustamiseks. Isegi kui aku saab tühjaks, paned käima, siis ta on ju sellises olukorras, kus sa ei saa talle ligi enne, kui sa ei pane siis seda pinni. Või... Enamus Androidiga telefone praegu teevad küll seda, et nad vist iPhone ka, et aeg-ajad ka mingi 3 või 4 päeva tagant nad ütlevad, et kuule, et nüüd sa pead panema parooli, sest sõrmejälge sa kasutada ei saa. Et aeg-ajad küsivad parooli üle nagu. Eks see kõik on natuke siuke, kuidas ma mõtlen, natuke selline, kogu see hõre mõttekäik on see minu arvates üldse, et ega siis tegelikult kui sul telefon on lukus, siis ta on nii lukus ja kui telefon otsustab juba ise turvalisuse mõttes ennast restartida, siis ta võiks sama hästi ennast turvalisuse mõttes välja lülitada, et mis ta siis üldse ennast restardib, et siis pigem lülitagu välja ja siis jääb aku ka sinna nagu alles, aga parandagu, kui ma eksin, et vähemalt iPhone'id teevad küll nii ja minu arust Android telefonid ka, et kui nad, või see siiski on uue telefoniga nii, et kui ta jääb nagu sellesse, ja see on vist uue telefoniga, ma hakkasin praegu ise järgi mõtlema, et kui sul telefon jääb sinna asendisse, et ta küsib neid nüüd mis iganes, olgu need siis pinnid, kuidas kellelgi ja kui neid mingi aja jooksul ei sisestata, siis telefon lülitabki ennast välja. Et seda ma ei ole kontrollinud. Ma ei ole proovinud seda. Jah, et uued telefonid teevad seda päris kindlasti, et kui sa teed telefonile tehase seadistused, siis ta läheb ka sellesse, et pane nüüd mind uuesti, tee mind enda omaks ja kui sa nüüd ei reageeri seal mingid tunnid, siis ta tegelikult lülitabki ennast välja. Et see on isest nagu mõistlik, aga loomulikult võiks seda seadetest saada tegelikult ise valida, sest tõepoolest, kui sul telefon on kusagil suvilat monitoorimas või mida iganes, et siis ta ennast ise välja lülitab, see ei ole üldse hea. Ma just hoopis teistmoodi mõtlen vastupidi. Ma ei tea, kas sul on tõesti õigus, et ta lülitab ennast välja. Ma saan aru, et see uudis Androidi kohta ja tegelikult iPhone 18, iOS 18 ühes on sama asi, ta teeb selle taaslaadimise ja jääb käima. Selle nagu pluss on see, et sa kaotad telefoni ära ja mitu päeva on sul kadunud, jäi maale või kuhu iganes ja siis kuna ta tuleb tagasi võrku, ta püsib nagu ta on
on võrgus, siis ma saan ta leida üles, aga võõras ei sinna sisse. Ja no see on nagu teine aspekt tõepoolest ja no siis võiks olla seal juba 3 seadistuste varianti, kas süsita välja. Milles ma ei ole kindel on see, et kui telefon on teinud restardi ja ma ei ole sinna sisse loginud, kas ta kõnesid saab vastu võtta? Küsimus on ka selles, kas SIM on lukustatud või mitte. SIM on vist lahti, siis saab, eks ole. Okay. Mis on tegelikult selline asi, mida ma kõva häälega ei julge soovitada, aga ma ise lähelt olen võtnud oma SIM-idel PIN-koodi maha. Mina ka, sest et ma ei näe selle vajadust olla. Vanasti oli telefonil, et SIM-i PIN oli kaitse, et keegi ei saa võtta su telefoni ja teha sellega arvet, on ju. Kunagi ammu oli selline olukord nuputelefoni ajastul. Nüüd on niikuinii, et nutitelefon on kaitstud biomeetria, PIN-koodi ja muu asjaga. Parem on võtta SIM-ilt see PIN-kood maha, kohe kui ta teeb siis alglaatimise, ta läheb juba mobiilivõrku ja on kättesaadav andmesides. Ja, sest et on mingi teoreetiline võimalus, et keegi ikkagi saab su SIM-iga arvet teha, kui ta seda telefoni leiab, aga see võimalus on kaduv väike ja tõenäoliselt, kui sa oled see telefoni ära kaotanud, sa ilmselt ka lähed kohe operaatori juurde ja võtad omale uue SIM-i või lased selle kinni panna, eks ole. Et selles mõttes nagu see risk ei ole nii suur kui muud telefoniga seonduvad riskid, eks ole. No kogu see SIM-i pinindus ikkagi on sellest ajast, kui telefonid olid veel suhteliselt rumalad ja just nimelt see SIM-kaart tuligi seal blokeerida ja teistpidi just täna on see olukord, kus eelkõige võib-olla just mõned vanemad inimesed siis võib-olla või mõned sellised ükskõiksemad, kes saavad omale uue SIM-kaardi, mida iganes, siis vaatavad sealt selle SIM-pinni, mis muide vanasti, kui ma ei eksi, oli see vist teli, oli see kõik 4-0 ja siiamaani on nullid või ühed, jah. Aga ei, siin ma ei oleks nii kindel, sest minu arust Elisal see küll enam nii pole, et Elisal on ikkagi täitsa mingid 4 suvalist numbrit, võib-olla Telial on, ei ole kogemust. Igal juhul ma tahtsingi seda öelda, et kui inimene võtab selle kaardi ümbrikust välja ja see ei ole seal need nullid ja ühed, siis ta otsib selle numbri, paneb selle ükskord sisse ja unustab ka selle SIM-kaardi pinni maha võtmata ja kaotab ka selle paberi ära. Ja siis, kui kunagi saabub hetk, et see telefon ennast välja lülitab, siis on paha lugu, sest keegi ei mäleta enam ei SIM-e või pinne ega pukke, mis kõik oli selle paberi peal. Nii et selles mõttes tasub olla hoolas, jah. Et kui sa selle nagu välja võtad, siis on võib-olla lihtsam mõnes mõttes, aga teistpidi tasub see paber siis alles hoida või vähemalt need koodid. Aga ma tahan ühte asja siin öelda, ma ennetan juba kirjade laviini, et te mainisite, et SIM-ilt pinni maha võtmine on okei. Siis ma tahan öelda selle kohta, et mina näiteks ei soovita kellelgi kasutada 2-astmelist autentimist, mis tuleb sulle sõnumiga sinna SIM-kaardile. Et parem on autentikaator äpp või midagi sellist, sest muidu on see SIM-kaart on nii-öelda väga väärtuslik. Seal on see vahe, et kahjuks väga mitmed firmad, mitte väga paljudes öelda, aga mitmed firmad ei võimalda endiselt autentikaator äppi kasutada või on ka ainult 5 on see SMS-i põhine autentimine. Eestis ei ole nii levinud, Eestis on kas... Smart ID on tihti on see, mis on... Jah, just. Aga jah, mujal maailmas... Alles hiljuti, praeguseks on see muutunud, aga minu arust PayPal oli üks neist, kes nagu ei tunnistanud ühtegi teist asja peale SMS-i, mis on nagu naljakas, tegemist on finantsettevõttega. See vist on muutunud nüüd, aga see oli pikalt probleemiks. No vaat sellised uudised telefoni turvalisuse maailmast, et oleks need vaikimisi seaded veidi turvalisemad, isegi kui te telefoni ei kasuta mitu päeva. Läheme edasi ja meil on kõrvaklapi rubriik. Me oleme siin rääkinud nööpkõrvaklappidest ja kõrvapealsetest kõrvaklappidest ja nii-öelda stuudio kõrvaklappidest, hi-fi klappidest ja nii edasi. Ja Glenn, sul nagu vist said ideed otsa, et kõik on proovitud, läheks siis paneks gaasi põhja või, kui nii öelda, et mis rubriigi sa võtsid nüüd testimisse? Jaa, no tegelikult see pikk jutt, mis kunagi, see ei olnudki enam nii väga kunagi nendest juhtmega hi-fi kõrvaklappidest sai räägitud, siis seal ma ka mainisin, et tegelikult oli üks mudel, mis jäi sealt välja. See oli siis Audeze LCD5 ja see jäigi sealt välja võib-olla 2 põhjusel. Esiteks, et see hind oli mõnevõrra kallim kui sealsetel kõige kallimatel, mis olid umbes 1400-500 eurot. Siis Audeze 5 leti hind on 5500 eurot. Ja kuna neist oli ka natuke rohkem kirjutada, siis sai see kuidagi eraldi looks vormindatud ja kui ma läksin Valihelisse neid Audeze LCD5-sid siis ära viima, siis selgus, et olid neile ka kohale jõudnud just täitsa sellised tuliuued HiFiMan He1000 Unveiled kõrvaklapid, mis maksavad kõigest 3000 eurot.
ja siis juba sain ma ka need omale kaasa võtta ja siis kuulata siis, kuidas on siis 5500 versus 3000 ja siis võtta ka näiteks oma 100-eurosed Sony MDR 7506 näiteks. Ja kas oled sa nüüd pahviks löödud? Ja ma kas sa läheks müüma oma vanemat autot ja vahetama klappide vastu? Kuule, ma arvan, et Kohtla-Järvel või kuskil saab korteri osta selle raha eest, mida sa paneks kõrvaklappide olla. Nii et mis su kõrvad ümber oli, toimus? Ilmselt neid inimesi, kes on selliseid kõrvaklappe kuulanud, ei ole väga palju, aga siinkohal on need täitsa ju siin olemas, et ma ei taha küll nüüd otsest reklaami teha Valiheli toredale salongile, aga kui kedagi huvitab, minge sinna, pange pähe ja te saategi teada, et loomulikult on maailmas olemas muidu veel kallimaid kõrvaklappe, et kui ma ei eksi, oli vist Sennheiser, kellel on valikus küll tõsi, väga eksklusiivne komplekt siis, mis koosneb võimendist, kas oli konverter ja klapid ja see kõik näeb välja üsna selline luksus, kaldkriips, ulmeline ja selle hinnaklass on seal 60 000 euro ringis, nii et saab ikkagi veel kallimalt, nii et selles valguses see 5 või 6 või 3000 ei ole teab mis palju, aga muidugi jah, tavalises mõistes on see ikkagi rohkem kui keskmine kõrvaklapp võiks maksta. Kui nüüd alustada võib-olla siis põgusalt sellest samast Audese LCD5-st, mis siis sellest võrdlusest tegelikult välja jäi, siis minu esmane emotsioon oligi, et kui ma need kõrvaklapid pistsin siis tavalise helipuldi nii-öelda kasutaja või selle, mis ma ütlen, interface, helipuldi kõrvaklapi väljundi taha, siis üldiselt, kui ma oleks maksnud 5500 eurot, oleks mind ikkagi vallanud mitte rõõmsad tunded. Sest see, mis seal kostis, oli selline, nagu ma oleksin unustanud oma riisile või makaronidele või muule toidule kõik maitseainet nagu peale raputada ehk et täitsa sihuke maitsetu ja väga ilmetu kraam kostis sealt, et basse seal väga ei olnud ja kõrgeid sagedusi ka nagu väga ei olnud, aga teistpidi oli see kõik tõesti väga puhas, pean ma nagu tunnistama, et kui ma nüüd kasutasin siis ikkagi ütleme siis eraldi paremat, ma ei tahaks kasutada sõna paremat, sest tegelikult ega korralike soundikaartide ja pultide ja muude seadmete kõrvaklapi väljundid on ka täiesti okeid, sest nendega ju muusikat ometi kokku mängitakse ja miksitakse ja tehakse. Aga kui ikkagi võtta eraldi kõrvaklapi võimendi tõepoolest, mis siis sellise klassi klappidel suudab anda piisavat pinget ja kõik see jutt, mida ma siin paar saadet tagasi rääkisin, siis tõepoolest muutus see heli natukene kobedamaks ehk tõesti maitset tuli väheke juurde, aga marginaalselt, et ikkagi need LCD5-d, nad kõlasidki pigem niimoodi, et ma tahaks siis hakata ise neid tõesti maitsestama ja maitsestamise all siis esimene asi, mis heliga teha, ongi equalizer, millega siis erinevaid sagedusi natuke tõsta või muuta. Ja ma ei tea, kas tootja on seda võib-olla täitsa ka niimoodi mõelnudki, et tõesti, kui sa siis nüüd kergitad seal madalaid ja kõrgeid sagedusi täitsa niimoodi labakindaga, siis muutusid need kõrvaklapid tõesti ikka juba nagu kohe peaaegu nagu päriselt, mitte öelda väga heaks küll. Et tõepoolest, nad on väga avarad, nad on väga ehituskvaliteedist rääkimata väga mugavad, see ei ole muidugi nüüd midagi, mida sa siis 1000 euro eest ei saaks, sa 5000 euro eest saad. Et ka odavamad Audesed on umbes samasuguse konstruktsiooniga, hästi paksud kõrvapadjad aga siis nad tõesti kõlasid hästi. Ehk et nagu lühidalt kokkuvõttes ongi need kõrvaklapid nagu inimesele, kes orienteerub kogu selles otsapidi esoteerikasse juba nii-öelda ulatuvas HiFi maailmas, teab midagi equalizeritest, sagedustest, võib-olla on tal lausa sihukene nii-öelda tükk või rauakujuline või asi equalizer. Mina kasutasin küll tarkvaralisi, mis on mul siin nagu salvestusprogrammides graafilise equalizerid, aga loomulikult tõsisel audioentusiastil on kindlasti selline võib-olla kergelt kullatud nuppudega väline kast, mille ta siis veel paneb kusagile vahele oma takkidele ja kõik see signaaliahela paneb siis ise kokku ja vaatab, et kõik tema takistused ja võimsused ja muud asjad sobiksid ja siis saabki sellise pehmelt öeldes suure helinaudingu. Nii et need kõrvaklapid on inimesele, kes teab, mida ta tahab ja kui ta siis natukene kaasa aitab, siis ta nendest klappidest ka seda saab. Nii et see oleks nagu kokkuvõte siis sellise hinnaklassi kõrvaklappidest, et seda ei tasugi nagu oodata, et sa saad sealt kohe
samasuguse kõla nagu ma ei tea, 10 kordi odavamatest kõrvaklappidest, mis sulle võivad väga meeldida. aga nüüd need odavamad klapid. Oota, kui ma küsin korra veel selle kohta, millega neid kuulata võiks? Et sa mõtled, millist muusikat või? See on ka hea küsimus, aga ja tegelikult võib-olla on ka, kas selles mõttes, kas sa arvad, et seal on mingisuguseid eelistusi või vahet, et kas midagi näiteks klassikalise muusika salvestuses on nende klappidega õige equalizeriga nagu parem kuulata kui mitte või popmuusika või midagi muud. Kas ma tegelikult ei oodanud seda küsida, aga see tegelikult on see hea küsimus. Nendega võib ka isegi kuulata Letosvetti tegelikult. Mina küll ei usu, seda ma ei usu. Aga ma arvan, et miks mitte, et võibolla sa kuuled sealt midagi. Uued nüansid, mida keegi ei kuulnud. Niimoodi on tegelikult vale öelda, et jah, et mingit muusikat sobib kuulata, mingit ei sobi. Kõrvaklapid on ikkagi pigem see, et kui nad, need samad audeesed ka, nagu need Hifimanid, millest ma nüüd tahan ka kogu aeg rääkida, nad on nende planaar driveritega, ehk et nende nagu plussiks ongi sihuke, kuidas ma ütlen, hästi suur reaktsioonikiirus öeldakse, et hästi avar heliväli, nad on avatud klapid ka tagakülje poolt, et kõik selline, kõik need märksõnad, õhulisus ja avarus ja kõik käivad nagu sinna klapi tüübi juurde tegelikult. Aga ma mõtlesin ka seda, et kas ütleme helisisendi mõttes on? No helisisendi mõttes on ikkagi see, et kuna kõik see keeruline jutt nendest takistustest ja tundlikkustest teisendub sinna, et on vaja head kõrvaklapi võimendit ja vist ei olegi olemas võib-olla halba kõrvaklapi võimendit, et eraldi või võib-olla siis ka on tõesti mõni, mis ei maksa midagi, on kuidagi halb. Ütleme nii, et on olemas kõrvaklapi võimend, mis ei ole oma hinda väärt, on olemas neid, mis on väga oma hinda väärt, eks ole. Võib-olla siis jah, võib niipidi öelda, aga igal juhul, kui sa ostad ikkagi sellise spetsiaalset kõrvaklapi võimendi, siis reeglina nad ongi juba sellised kergelt high-end, et mitte öelda raskelt high-end seadmed. Nad ei pruugi üldse raskekujulise hinnaga olla, et kas või see sama nimi, mida ma siin eelmises saates ka mainisin, IFI toodab väga hea hinnaga konvertereid, võimendeid. Tõsi, see võimendi, millega ma neid praegu testisin, oli Hifimani enda võimendi, oli mõnevõrra kallim, aga igal juhul see võiks olla nende audeesete puhul kindlasti, sest et nendel on takistus 14 oomi. Tundlikkus on 90, oome on seal vähe, et see võiks just ka nagu vihjata, et pole hullu, et ma saan neid, ma ei tea, kui on mobiiltelefonil auk, saan sinna ka pista neid klappe. Aga kuna tundlikkus on madal ja nad tahavad saada palju pinget, siis lihtsalt mitte nii kvaliteetne või mitte nii võimas ja piisavate parameetritega võimendi, jutumärkis ei toida neid ära. No, olgu, aga kuidas siis nii, et ligi 2000 eurot odavamad klapid? Ja, vaat nendega on küll väga hästi, et selles mõttes, kui pigem oleks teinud nagu pime testi ja oleks võib-olla siis küsinud, et mis on mis, vaat siis ma oleks isegi pigem öelnud niipidi, et vaat just need Hifiman Unveiled seeria klapid, siis E1000 olid need konkreetsed, oleks tõesti olnud võib-olla juba peaaegu midagi erakordset. Et mida Hifiman nende klappidega on teinud, kui Audese on muide Ameerika tootja, siis Hifiman võib öelda taustaks on täitsa Hiina ettevõte, nagu ma olen aru saanud. Ja Hifiman toodabki just ka need planaar driveritega kõrvaklappe ja see tagakülg, kus siis tavaliselt on mingisugune sõrestik või võrestik või ta on küll avatud, aga midagi seal on kaitseks, siis Unveiled seeria või inglise keeles Unveiled tähendabki seda, et see tagakülje plaat on siis eemaldatav või teisiti öeldes tagakülg ongi avatud, aga sinna käib selline magnetiga siis kopsikukujuline plaat lihtsalt peale, et sa paned selle siis sinna nii kauaks peale, kui sa neid kõrvaklappe parajasti ei kuula või nad sul kusagil laual on, et keegi ei läheks näpuga sinna sisse torkima. Aga kui sa neid kuulama hakkad, siis sa pead tingimata selle plaadi ära võtma ja kui sa selle plaadi ära võtad, siis sealt tagaküljelt paistab juba küll mitte nüüd tõsise element ise, sest see on mingi nanomeetri mõõtkava see membraan küll, aga paistab sealt see magneti tagakülje osa, mis siis on nagu moodustab osa sellest elemendist. Nii et võib öelda siis, et seal tagaküljel puudub igasugune selline võre otseselt, mis siis väidetavalt ka kuidagi heli koloreerib ja võib-olla sellel väitel on ka natuke tõepõhi all, sest tõepoolest, kui sa võtad selle tagaküljeselt ära ja kuulad neid klappe siis nii, nagu need peaks kuulama ja nii kui sa siis oma sõrme või muu asja sinna
membraani või noh, mitte membraani, aga siis selle driveri elemendi lähedale paned, ehk siis paned käe kõrva juurde, siis kohe heli muutub, kohe helipilt muutub. Nii et tõepoolest on sellest aru saada, et mingisugune takistus või mingi asi muudab seda helilainet, mis siis sealt kõrvaklapi membraanist tuleb siis nii ühele kui teisele poole ja see avaldab ka kohe mõju sinna teisele poole ehk sinu kõrva poole. Nii et noh, HiFiMani enda selline turunduslik väide ka natukene ongi see, et vaat nüüd nad võtsid sealt tagant siis selle ära kõik need asjad ja vaat selle tõttu on nüüd heli nagu vaat nüüd nii puhas, kui ta kohe nagu üldse saab olla. Ja tõepoolest heli on väga ilus, kas ta nüüd muidu ei oleks nii puhas, on nüüd raske öelda, sest kui ma kuulan mingisuguseid teisi avatud kõrvaklappe või kas või need samad Audesed, mis on 2 korda kallimad, et ma nüüd ei kuule küll, et tänu sellele on seal mingisugune suur koloreering või mingisugune midagi väga pahasti, mida ma kuuleks. Aga need HiFiManid on tõepoolest mõnusa, avara, sellise selge, kõik on nagu head sõnad selle heli kohta. Ja nad ei vaja ka kindlasti mingit eraldi nüüd equalizer'it või mingit sellist turgutamist, et nad pigem ikkagi sobivad peaaegu igasse väljundisse. Nad on 35 ohmised, tundlikkus on 96 detsibelli millivati kohta. Nad on nagu mõnevõrra tundlikumad, aga sellegipoolest ikkagi kõik soovitavad, pange ikkagi hea võimendi, et siis tuleb see õige heli. Et kui üldse võib-olla seda heli karakteristikut iseloomustada, siis nad mängivad sellist madalat keskmist sagedust, võib-olla natukene rohkem, kui mulle personaalselt meeldiks. Ma olen harjunud oma nende kliiniliste 7506-ga, mis on üsna sellise, kuidas ma ütlen siis, ei ole võib-olla päris nii maheda helipildiga, aga mängivad sellist võib-olla madalat keskmist, natuke vähem neid basse, natuke rohkem, et need HiFiManid on sellised soojad, nad mängivad ka madalat bassi muide väga hästi, aga ka selline 200-300, 400 hertsi on seal nagu esindatud, aga mitte just võib-olla liiga peale tükkivat, aga siiski mõne asjaga võivad nad võib-olla tunduda kumisevad, et see on selline kumisev sagedus, aga samas ma ei saa seda kuidagi mingiks miinuseks pidada, et paljud inimesed just nimelt seda sagedusvahenikku väga kiidavad, et see siis alati ongi võrdusmärk soojus on selline natukene selline tüsedam kõrgem bass või madalam keskmine, et seda tuleb sealt nagu natuke rohkem, aga mitte häirivalt, aga kogu see pilt on tõesti ilus, nad on tõesti avarad, nad kõlavad väga täpselt, väga hea nii-öelda reaktsioonikiirusega, et inglise keeles on termin punch, nagu et see tuleb sealt väga hästi välja. Et need HiFiManid on head klapid, et kui teil tõesti on 3000 eurot üle, et siis ma täitsa ostaks neid klappe. No 3000 eurot läheb klappide peale, aga kas tuleb osta ka need kullast juhtmed? No neid võib alati osta. Neid võib alati osta ja siis tuleb vaadata ka, et mis pidi on selle arvuti toitebloki pistik seinas. See on hästi oluline. Et sa pead vaatama, et see on nagu nalja tehtud, aga tegelikult ma mõtlesin ka selle üle, kui sa ütlesid, et nende Audese klappidel on, nõuab nagu eelseadistamist kogu see equalizer on ju. Kas see mingi asi, mida siis ka saab, sa lased profil nagu ära tuunida vastavalt sellele, mida sa hakkad kuulama või on see nii intuitiivne, et kui sa juba 5000 klapid ostad, siis sa tegelikult oskad endale välja. Heli on väga maitse asi, ma ütleks. Ei on ja tead sa, ma arvan küll niimoodi, et ma küsisin ka Valihelist, kas teil ongi järjekord ja palju neid 5000 kõrvaklappe siis tõesti ostetakse ja kuidas see protsess käib ja ma sain tegelikult ikkagi aru, et see päris nii ei ole nüüd, et rauhti tuleb keegi sisse ja viskab raha letile ja läheb nendega minema, et pigem see inimene, kes tuleb nüüd ostma, ongi selline, võtab nagu jutumärkides konjakiklaasi ja mõõteriistad ette ja istub tugitooli ja veedab tunde ja kõigepealt nagu kuulab ja nagu mõtleb ja degusteerib. Et see ongi see koht, kus ikkagi ilmselt see sihtgrupp, kellel on selline raha, tahabki, tal on ka võib-olla siis selline huvi ja selline pädevus, et eks ta ongi selline eksklusiivne hobi mõnes mõttes. Nii et aga miks ka mitte, kui sa niipidi küsid, võib-olla on ka tõesti, kellel on palju raha, huvi on vähe, aga tahaks tunda, et kõik on väga hästi tehtud ja võib-olla siis ta võib pöörduda näiteks, minu poole pöörduda, ma võin talle mõne 1000 eest mõne equalizeri profiili rentida näiteks. Et kuidas siis kõlab hästi. Et jah, aga HiFiMani puhul seda ei ole vaja. Nii et tõesti, HiFiMani klapid olid selles klapi võrdluses ka väga heal positsioonil, et nad küll... Lõpuks, kui sa
said selle kogemuse kätte nendest klappidest. Ja sa ennem võrdlesid seda selliseid ikkagi võiks nüüd öelda odavaid HiFi klappe, mis on 1000 euro kandis. Et kas sa näed seda edasiminekut, et kui sa tõesti hindad seda heli, et selle 1000 või 1500 juurest oleks mõistlik võtta need 3000 HiFi-männid? Ei. Aus vastus. Ei, et see on kummaline jah, et see hind ei võrdu tegelikult nagu enam nagu parema või halvemaga. See hind võrdub nagu teistsugusega mõnes mõttes ja kui mõni inimene tõesti tajub midagi, mis on parem, siis andku minna, siis ongi parem, et see kelle jaoks on võib-olla roheline rohelisem ja kelle jaoks on vastupidi, et siin võibki jääda nagu vaidlema, aga nagu öelda jah, et vau, et mul on nüüd nii kallis ja ma kuulen kindlasti midagi rohkem. Olgem ausad, et kõik need inimesed, kes muusikat teevad või väga paljudavad nendest inimestest ei kasuta oma muusika tegemisel 5 ega ka 3000 euroseid kõrvaklappe. Et need inimesed võib-olla teevadki nende samade 100 euroste sonidega või mingite teiste kõrvaklappidega, mis maksavad 100 eurosid ja nendega läheb see muusika välja ja siis, kui tuleb siis tarbija, kes hakkab neid kuulama, ma ei tea, 50 korda kallimate seadmetega, siis ta ei kuule ju 50 korda paremini seda sama asja, mida see inimene on teinud 50 korda odavamate seadmetega. Et see segane mõttekäik tähendabki see, et sa ei saa, seal kuskil on piir ees, sa ei kuulegi enam midagi otseselt nagu rohkem, aga nad on ägedad, nad kõlavad võib-olla natuke teistmoodi kui mingid teised ja kui sulle see kõlab parajasti meeldib, siis see ongi tegelikult seda raha väärt, et see komplekt seal ümber, ma arvan, on kõik väga oluline. Kõik see, et mul on tagant näiteks avatud nende HiFi-Man on Wheel klappide puhul, siis ma nagu tean, ma võtan sealt kõigepealt ära need katted, eks ole, ja siis vaatan, kas mul on toas õige temperatuur ja kõik see asi tegelikult nagu kokku on minu arvates see, mis annab selle feelingu, et kui nad maksakski 100 eurot, siis tegelikult nad ei olegi, siis mul ei ole nagu seda rituaali seal juures, aga nende puhul ta on ja kui sa oled nende heliga ära harjunud ja heas mõttes ära harjunud, siis see ongi tegelikult väga hästi ja nad on muidugi sellises, nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas ma võrdluse kontekstis sellest mainisin, et Audesed tulevad ka sellises lukustatavas metallkohvris, seal on valged kindlad komplektis. Et Audesede või nende HiFi-Manide puhul on selline nahkse kattega tugev kast pigem siis mitte kaugel mingisugusest kotist või mingisugusest tõmblukuga asjast, eks ole, ikkagi selline eksklusiivsus, et selle asemel siis, et kõrvaklapid ise läheks ka, kui sa neid ei kasuta, siis mingisugusesse kotti, selle asemel on siuksed eraldi vutlarikesed kummagi kopsiku jaoks, mis sa siis sinna hoolsasti ümber paned. Juhtmed on sellised väga kvaliteetsest materjalist, HiFi-Manil hästi sellised pehmed ja kerged. Audese puhul niisugune punutud, siis kohe siuke siiruviiruline eraldi isoleeritud traatidest, et nad igal sammul sa näed seda, et sa ikkagi saad raha eest asja, aga kas jah, kui sa nüüd küsid, et kas see kõik kõlab nagu öö ja päev, siis ilmselt mitte. Nii et kui hind ikka läheb juba 4-kohaliseks, siis muutuvad muud aspektid ka väga oluliseks. Aga veel kord, 3000 tasub nende HiFi-Manide eest igal juhul maksta küll, kui te kindlasti tahate klappide eest maksta palju, sest et pigem ma ütleks jah, et 5500 nende Audesede eest ma ei maksaks ja isegi siis, kui ma saaks natuke odavamast. No selge. Nii et on jällegi kuhu seda krõbisevat kulutada, kui vähegi jagub ja tegelikult on ju tore. See on ikkagi huvitav maailm, kogu see helide maailm, et me räägime ka saates palju nendest kõrvaklappidest, et see ongi nagu kummaline, et kõigile meil on kõrvad ja inimesed üldiselt kuulevad ju enam-vähem samu sagedusi ja kui nad just parajasti surnud ei ole, siis enam-vähem samamoodi, et vanusega kõik see langeb. Aga sellegi poolest, kui sa vaatad ka nende kõrvaklappide andmeid muide, või selles mõttes parameetreid ja seda turundavad siis üldse mitte nii kallite audioseadmete tootjad, et siis on ka, öeldakse näiteks sagedusvahemikuks, Audesede puhul, LCD5 puhul on öeldud, et see on 5 hertsist 50 kilohertsini ja HiFi-Manide puhul siis on 8 hertsist 65 kilohertsini. Siin vist ei hakka ennem üle jälle rääkima, et mis on see vahemik, mida inimene kuuleb, et jah, need numbrid ja kõik on natukene, need on tegelikult liiast, et see ei muuda tegelikult mitte midagi, arvestades seda, mida me kuulame või kuuleme.
aga kõik seda on nagu hea teada ja ega lõpuks me ostamegi emotsiooni. Äge, selge pilt. Head on kuulatud ja ma loodan, et ka meil on vähemalt mõni kuulaja, kes meie saadet kuulab selliste klappidega. Kõige parema oma. Ja, minge kuulake, kui on huvi, tasub. Lähme siis edasi ja paneme kõrvaklapi rubriigi kinni ja lähme edasi tehisintellekti rubriiki. Ja me rääkisime vist eelmine saade või 2 nädalat tagasi. No igatahes väga hiljuti sellest uuest pikslitelefonist, mille sees on eriti hea ja tark ja täpne abiline Gemini Live. Ja sellel on mingid uuendused nüüd või? Uudised selle Gemini Live'i osas. Uudis on tegelikult see, et kui eelmine nädal me rääkisime seda, et uus Gemini Live, mis oskab siis nii telefoni kaamerat ära kasutada, kui ka siis kasutaja poolt jagatud telefoni ekraani lugeda ja vaadata, mis seal peal on ja selle põhjal mingeid vastuseid anda. Ja sel hetkel tuli see siis tasuta versioonina Samsungi Galaxy S25 seerial ja Google enda Pixel 9 seerial kaasa arvatud väikse odavale Pixel 9a-le. Ja teistele siis oli ta sel hetkel selles kõige kallimas Google AI paketis, mis maksab vist 21 €, kui ma mälu mind ei peta. Siis täna teatas Google, et üllatus, kuna huvi selle vastu oli enneolematult suur, siis me otsustasime, et anname seda hoopis kõigile Androidi kasutajatel tasuta. Ja nüüd saavad siis selle Gemini Live'i kaamera põhise otsingu kõik Androidiga telefonide kasutajad mingist versioonist uuematele mudelitele. Ja Google ütleb, et see siis osadel inimestele jõuab juba täna ja kõigini jõuab ta lähinädalate jooksul, eks nad jupi kaupa annavad siis selle välja nüüd nii-öelda tausta tarkvara uuendusega lähinädalate jooksul. Et see on tegelikult päris hea uuendus, kuigi me siin eelmine nädal jõudsime järeldusele, et ChatGPT teeb sama asja vähemalt eesti keeles paremini, siis tasuta asi on tasuta asi, eks ole. Ja ma arvan, et on päris kasulik, küll ta ka paremaks läheb. Just nagu keeleoskuse poolest. Muide, kui uuendustest rääkida, mulle just seda juttu kuulates praegu meenus, et ka OpenAI teatas, et nad ChatGPT mälu funktsionaalsust oluliselt on parandamas just seda, et siis ChatGPT jätaks vestlusi meelde või fakte meelde läbi erinevate nagu triaadide või lõimete ja siis see mälu on tal juba olnud kogu aeg olemas, et ta siis mingisuguseid selliseid, kui ma ütlen fakte, nagu sa eesti keeles ütled, nagu võtmefakte jätaks meelde, mida sa saad ise muuta ja vaadata, siis samas hakkab ta nüüd jätma siis ka meelde vist sellist üldist vestluste narratiivi ja mida iganes. Aga selle juures on üks suur aga, loomulikult see ei toimi EU-s, Šveitsis ja mis iganes maad siin kõik meil on, mis jälle on meil ju kaitstud teatavate direktiividega. Koha peal tuleb või kohati tekib jälle ikkagi see tunne, et ma ei tea, et kas on põhjust liiga palju kaitsta või mitte, aga võib-olla siiski on. See on kahe otsaga asi, et ühtepidi ka Euroopa Liit siin tundub, et hakkab nagu mingeid neid GDPR-i reegleid tagasi tõmbama, sest nad muutuvad väikefirmadel liiga koormaks. Aga samas teistpidi nagu mingit kaitset on vaja, kas juba selle mõttega, et me ei tea, millal me seda vaja on seni, kuni ühel hetkel juhtub midagi hullu, eks ole. Siis me saame aru, et tegelikult oleks võindik olla. Mul on nagu natukene kripeldab sees teid seda kuulates ja kuidas antakse tasuta asju ära Androidi kasutajatele, et annan sellise väikse ülevaate muide statistikast. Eesti inimesed, milliseid äppe oma telefonidesse laevad ja ärge vaadake, kui te kuulate või ka teie siin head saatekaaslased, pakkuge, mis on number 1 äpp Androidi rakenduste poes Eestis just konkreetselt. Ja Tinder. Tegelikult ei ole, ma arvan. Ei usu. Head pakkumised. See pigem on mingi TikTok või WhatsApp või midagi sellist pigem. Nii, ja tegelikult Google Play ehk Androidi rakenduste poes Eesti kasutajate number 1 tasuta rakendus on ChatGPT. Ja pakkuge, mis on nüüd sama asi iPhone'is, number 1 äpp tasuta. Ka ChatGPT. Loomulikult ChatGPT on Eesti inimeste jaoks number 1 äpp ja Google Play's on see Google Gemini on 13. kohal. Ja veel mõni päev tagasi ta oli iPhone'i kasutajate seas ka top 5. Praegu ma näen ta on kukkunud 42. kohale. Et huvi on väga suur. Androidi puhul on see küsimus, et just Gemini mõttes, et kas statistika kajastab ka neid asju, mis on installitud. Gemini tuleb enamus, et Androidiga telefonide uutel tuleb ta juba, et ta ei pea nagu ole, et sa ei pea seda eraldi otsima. Enamik inimesed, nad ei ole ostnud viimase 6 aja jooksul telefoni on ju. Ma eeldan, et siis nad lähevad laevad selle alla.
huvi on väga suur Eesti inimestel, et kasutada seda. Ja nüüd praegu ChatGPT ikkagi on ees on ju. Ja kahju on, et kui sinna ei tule need parimad paketid eestlastele. Muideks siin just nägin uudist, see on kuulda jutt küll, see ei ole nagu selles mõni kõlakas või selline, et ei ole kinnitatud kuulda jutt, aga väidetavalt uutel Motorola telefonidel, mis siin aprilli lõpus peaks müügile tulema, on vähemalt siis Ameerikas üheks assistendiks Perplexity, nii et ja Perplexity pidavad ka töötama Samsungiga, et tulla Samsungi telefonidele, nii et ChatGPT ja Gemini saavad konkurente, mis on hea. Perplexity, meenuta nüüd, mis korporatsiooni oma see oligi? Või see oli iseseisev? See ongi Perplexity, jah. Kui ma nüüd ei eksi, kas seal taga ongi samanimeline tootja ja ta kunagi vist on seal teatavad inimesed on olnud ka seoses vist OpenAI-ga. Ma tegin vist ülevaate, millest me saates ei olegi muide rääkinud, aga see oli vist kas jaanuari või mingis digis sai neid keelemudeleid ka võrreldud ja just sealt jäi mulle meelde, et Perplexity oli omal ajal ka seotud natuke OpenAI-ga aga ta on täitsa iseseisev, küll tunduvalt väiksem, aga Perplexity selline rõhuasetus on just siduda selline intelligentne otsing, mida teeb küll täna ka juba ChatGPT, nii et ega nad kõik natukene nüüd siis kattuvad funktsionaalsuselt, aga Perplexity peaks olema siuke väga ülevaatlik Google siis sellises üldistuse mõttes. Aga mis ma hakkasin ütlema just, et ChatGPT, miks ta Eestis ka kõige võib-olla levinum on just sellepärast, et ta on kõige Eesti sõbralikum, võib-olla ta ei ole siis tahtlikult selliseks tehtud, aga ta lihtsalt on kujunenud selliseks, et kui me eelmises saates ka rääkisime skisofreenilise Geminiga, siis ilmselgelt Eesti inimene pigem räägib ChatGPT-ga. Aga muideks ka terves maailmas, kui ma ei eksi, on ChatGPT kõige enim alla laetud rakendus. No asjad on stratosfäärilised, kuidas ChatGPT ja OpenAI need tooted liiguvad. Tegelikult oleks hea võtta siia äkki üks kiri, mis meile saabus, läheb väga hästi sellesse teemasse. Sest miks me olemegi saatega juba lõppu jõudnud peaaegu, aga ja AI rubriiki soobib see väga hästi. Ma loen selle kirja ette. Meile kirjutas Tanel ja küsib sellist väga mõistlikku asja. Et polegi seda küsimust kuulnud varem, aga väga ennast mõistetav. Nimelt, milliseid kodukasutaja vidinaid leidub, millega saaks ka vanaema köögis laua peal eesti keeles selle andekalt kõneleva ChatGPT-ga rääkida ja küsida näiteks, et mis ilm täna tuleb ja otsi mulle, kust ma linnast sibulat osta saan. Tanel ütleb, et Alexad ja sellised ei lähe arvesse, kuna nende funktsioon tundub põhiliselt on, et mängi seda lugu, pane tuled põlema. Ja Tanel just küsib, et nagu 60+ vanuses inimesele kaaslaseks. Väga hea küsimus on ju. Küsimus on väga hea, aga eks siin tundubki nii, et vastus tegelikult ongi see, et kui neid vidinaid on üritanud erinevad tootjad toota, kellel see pole seni üldse hästi välja tulnud, siis vastus ongi, et see vidin ongi tänane nutitelefon või tahvel ikkagi. Et see ei peagi teab, mis kallis üldse olema, sest et ChatGPT äpp toimib ka odavas telefonis väga hästi. Ja kui see on sul seal olemas, see äpp, siis palun väga räägi temaga, tee mis tahad. Ja muide siin peab ka ütlema, et kuhu tasub võib-olla vanaemal ja miks mitte ka vanaisal ja isegi noorematel emadel ja isadel vaadata, on nagu ChatGPT kohandatud ChatGPT-de pood või selline ma ei tea, marketplace või see ei ole isegi pood, sa ei pea midagi maksma nende eest. Et kus on selliseid temaatilisi GPT-sid ja muide ma tegin ka ise, mulle kohe meenub siin ühe temaatilise GPT, ma saan omale reklaami teha, et te võite selle üles otsida, ma panin sellele nimeks Aimar Virk, nagu Aimar Virk vihjates meie kuulsale liiklusjuristile ja söötsin sinna sisse kõik liiklusseadused ja muu sellise seadusliku konteksti ja ta peaks siis olema väga pädev vastama liiklusküsimustele. Et neid igaüks saab ka ise oma GPT-sid teha, kui ta viitsib seal nikerdada ja seal on neid tehtud üsna palju ja mõned võib-olla oskavad väga hästi anda sibulasortide kohta infot ja nii edasi ja nii edasi. Ma küsin, kas sa tead, mille poolest see erineb või on see üldse nagu võrreldav Geminis olevate Gemmidega, mida sa ka saad ise teha ja mis on osad ka Google poolt tehtud? Ta ongi samalaadne asi. Ma ei ole küll ise proovinud neid Gemme praegu teha ja nagu vastuse võlgu, et mis on... Põhimõte on sarnane, eks ole. Jah, et seal, mida sa saad teha, on see just nimelt, miks ta siis erineb sellest võib-olla nii-öelda
üldisest GPT-st on see, et sa saad sinna sisendiks või materjalideks anda oma infot. Ehk et kui sa lihtsalt küsid võib-olla täna tavalise chat GPT käest, et kas palju tuleb trahvi maksta, kui teha mingisugune selline asi liikluses, siis tal ei pruugi olla kohe juurdepääsu näiteks liiklusseadustele täpselt. Need võivad olla kusagil kas kaitstud veebilehtedel, võib-olla ei lasta neil üldse robotit sirvida sinna juurde, rääkimata näiteks kohtulahenditest, eks ole, mis on üsnagi spetsiifiliselt alla laetavad, aga noh, mina otsisin üles hunniku kohtulahendeid ja kõik need ka sinna laadisin. Ja selles mõttes jah, kui sa teed siis sellise oma Gem'i või oma chat GPT on see võimalik, et tasub ka sinna vaadata, et seal on päris selliseid huvitavaid asju ja ka väga meelelahutuslikke asju, et kellega suhelda ja rääkida. Et kui ma juba sellest ka räägin, mul tuli praegu meelde, et ka ma tegin ise testiks ühe meelelahutusliku chat GPT, küll see oli tõsi natuke varastatud iseloomuga jutumärkidest, ta nimi on Pämmi, kes siis on selline teismeline ohjeldamatult slängi kasutav sõbranna. Ehk et noh, ta nagu räägib oma sõbrannaga, aga see on tõesti kohati nagu nii vaimukas ja nii naljakas, kuidas ta suudab pikkida täpselt nagu klassikaline Eesti trendikas influencer, nagu seda estonglish'it, nii et paha hakkab. Nii et see kõik on nagu äge. Aga see poleks ka paha tegelikult vanaemale, et kuidas õppida sõnavara, millega lapselapsega rääkida tegelikult. On, et tegelikult see soovitus jah, seadme mõttes tõesti on, et sellist vidinat, et noh, ma ostan nüüd täna äratuskella, kui see üks nupp on chat GPT, minu teada vist nagu ei ole, jah. Ei ole jah, tegelikult oleks siis, et võtke ükskõik toimiv odav väike iPad või tahvelarvuti, mis on internetis, pange sinna see chat GPT äpp nii-öelda põhiäpiks ja ma arvan, et noh, seda küsimust arvestades oleks vaja vist võtta see 20-eurone kuutasuga pakett, mis võimaldab seda suhtlemist just. Et tasuta paketis ei ole seda rääkimist ja kõnelemist. Seal on piirangud jah, oleneb palju tahate rääkida jah. See on tõsi, et aga noh, alguses saab nii-öelda maitse, saab ka suhu tasuta paketiga väga hästi ka vanaema, et seda peab ta lihtsalt keegi tutvustama. Seda küll jah, aga noh, ma mõtlen, et just see kasutusmugavus, et sa räägid taga ja ta räägib suga vastu, et see on tõesti hea. Nii ta on jah, aga muidugi siin kohal ikkagi ma ei tea, kas me jõuame ka tänases saates käsitleda seda maailma lõpustsenaariumit, mida seoses tehisintellektiga üsnagi sellised väärikad inimesed prognoosisid. Tegelikult küll jah, äkki me jõuame paari minutiga veel jagada sellist, ma lugesin ühte sellist juttu ja pean tunnistama, et 3-4 päeva ma pole suutnud seda mõtetest välja saada, et olen muga varem seda juhtunud ja ma hakkasin mõtlema, et järsku kõik, kas ma olen imelik või kõik need inimesed, kes on hoiatanud AI eest, äkki neil on õigus. Minge lugege seda aadressilt www.ai-2027.com ja see on nagu selline jutt, võite lugeda seda nagu mingist ulmejuttu või sellist följetoni või heietust, aga tegelikult tehniliselt on tegu sellise žanriga nagu prognoos. Prognoos on siis, ennustus on see, ma võin ennustada, et homme sead lendavad, aga see on lihtsalt minu väljamõeldes. Aga prognoos on see, et homme sead elavad ikka Sigalas, sest et see põhineb varasematele andmetele. Nad elavad kuidagi täna Sigalas, et ei elas ikka eile. Ma tean seda. See on prognoos. Ehk siis prognoos on tuleviku stsenaariumite kirjeldamine tuginedes praegustele andmetele ja selle prognoosi on kirjutanud kokku siis selline seltskond. Osa on taustaga OpenAI ettevõttest, teised tegelevad AI arengu prognoosimisega ja on siin näiteks väga prestiižika sellise instituudi prognoosijate edetabeli number 1, kes on varasematel aastatel kogu aeg täppi pannud, kuhu see AI ja kuhu need chatbotid jõuavad. Ehk inimesed, kes teavad, millest nad räägivad, on kokku pannud siis sellise prognoosi kuni aastani 2027, mida need üha tugevamad AI mudelid suudavad teha. Ja siis aastast 2027 nad pakuvad sellist 2 hargnevat stsenaariumi, kus siis tõmmatakse pidurit jõuliselt valitsuste poolt, eelkõige Ameerika valitsuse poolt, või pannakse gaas põhja, et meil ei ole siin midagi kaotada, kuna konkurents Hiinaga on nii terav. Ja kuhu see kõik välja jõuab?
ma ütlen, mind on see nagu 4 päeva hoidnud nagu mõtlemas. Ma isegi ka lugesin selle alguses diagonaalis ja pärast juba isegi täitsa horisontaalis peaaegu läbi ja kogu austuse juures nende väärikate ennustajate osas mulle nagu tundub, et ma ei tea, kas see on siis tahtlik või võib-olla ma olen lihtsalt muidugi loll, aga mulle tundub, et nad käituvad kuidagi väga inimlikult. Selles mõttes, et esimene inimlik joon on see, et kuidas see võõrsõna oli, et see ei ole nüüd Schrödingeri kass, vaid see on antropomorfism on selle nimi. Et just kui see AI tehakse inimese sarnaseks. Et AI tehakse just selle sarnaseks, jah, nagu meie näeme seal taga. Ehk et piltlikult öeldes, kui me küsime näiteks AI käest, et kust saaks osta sibulaid ja ta annab meile mõistuspärase vastuse, siis me eeldame ka sellest, et kui minul on kõht tühi, siis tal on ka ilmselt kõht tühi. Ehk et me teeme selle loogilise järelduse, et see üksus, kes suudab meiega vestelda, omab ka muus osas samasuguseid võimeid nagu meie või omadusi. Tegelikult see kaugeltki nii ei ole, tegelikult keelemudel, me räägime täna keelemudelitest, ma rõhutan veel kord sõna keelemudel. Keelemudel ei ole mitte midagi muud kui statistiliselt sõnade tõenäosust ära arvav mudel. Loomulikult see kõlab nagu liiga lihtsustatud, aga oma olemuselt tähendab see seda, et keelemudel ei mõtle, keelemudel on kogu aeg nii-öelda magab. Ta ärkab korraks ülesse, parsib või töötleb ära minu sisendi, teeb sellest väljundi ja isegi kui keelemudel ütleb, et oi, mul on kahju, tegelikult teda ei olegi olemas, on olemas miljonid treedid või lõimed, nagu ChatGPT-l on kasutajad. Me kõik tarbime ühes lõimes seda keelemudelit, aga vahepeal teda ei eksisteeri. Ja keelemudelil, ma tahan, sa tahad midagi öelda, aga ma ei lase, nii, palun. Sul on tegelikult täiesti õigus ja ma siin ei ole otseselt vaielda, aga miks ta vastab, oi, mul on kahju või miks ta vastab, et 2 + 2 on 4, sest ta on treenitud, et see on õige. Ta on treenitud õigesti käituma. Nüüd on küsimus, et kas tema õige on sama, mis meie õige või mitte. Ma toon mitte ulmelise või elulise näite just praegu tänasest äsjasest päevast. Vaatasin, mida siis see viimane ChatGPT 4o mudel teeb. Küsiti talt matemaatika küsimusi ja ta andis hästi keeruliste tehte kohta, andis vastuse. Ja siis küsiti, kus sa said selle? Ma kasutasin selleks, et mingit Pythoni programmi, millega ma jooksutasin selles MacBook arvutis selle protsessoriga. Küsiti veel. Ja sellel mudelil, sul oli õigus, Glenn, ta on keelemudel, sellel mudelil ei olnud ligipääsu ühelegi arvutile või virtuaalmasinale, kus seda jooksutada, vaid ta mõtles välja need põhjendused. Jah, sest ta on treenitud andma õiget vastust. Just. Ja tema jaoks õige vastus on kõige tähtsam, aga lõpuks on see ei olnud mitte õige vastus, vaid see vastus, et inimene kuulda tahtis. Just. Ehk siis see on ka võib-olla hoiatus kõigile, kes oma vanaemadele panevad üles tahvelarvutid, et nad suhtleks AI-ga, et selliste fakti küsimuste puhul olgem inimestena need skeptikud, et AI tahab meeldida ja me ei ole päris selge, et meil hakkab tekkima see hägusus, kus me ei ole päris kindel, et mida ta välja mõtleb selleks, et püüda oma rolli täita mudelina. Ja, et see on ka muide väga õige aspekt, mida tänase keelemudeli juures kindlasti peab eriti hoiatuseks ütlema võib-olla inimestele, kes nüüd sööstavadki seda kasutama ja võtavad tema selliseid väiteid täiesti tõepähe, eriti selliseid väiteid, kus ta võib-olla ei ole pädev üldse neid asju tegema. No mul üks hea sõber tahtis siin keelemudelilt saada 3D printimise jaoks mingid jooniseid või mingid asju ja ta jõudis nii kaugele, et ChatGPT kogu aeg ütles talle, et ta teeb neid. Ja ta muudkui arvutab neid ja ta saadab neid talle nüüd meili peale ja nüüd need kohe peaks valmis saama ja tal läheb veel 1 päev. Kohutav kolleeg tööl, kes kunagi ei tea, mis ta lubab. Ja, aga ma ütlesin ka talle, kuule, et sõbrale ütlesin, et ära usu hundi juttu, et see, kui ChatGPT ütleb sulle, et ta homseks saab valmis. See ei juhtu, sest ta tegelikult tema jaoks ei ole aega. Et seda tasub arvestada, et keelemudelil ei ole sellist mõõdet nagu aeg. Keelemudel ütles sulle, et homseks saab valmis ja piltlikult lülitas ennast välja. Ja kui sa nüüd homme küsid, et kuule sõber, et kuidas sul läks öö, siis keelemudel võib küll vastata, et öö oli pingeline, aga ta ütleb seda ainult selle pärast, et seda on inimlik öelda. See on väga naljakas, aga tegelikult, mis siis, kui me jõuame peagi sinna, et su keelemudel võib käivitada siis programme kuskil serveris, mis teevad seda tööd ja samal ajal
ta mõtleb sinust 17 või 30 või 100 või 350 korda kiiremini. Tõsi, aga ja seda võiks lugeda sealt AI-2027.com loost. Aga siin me jõuame tegelikult hoopis teise nagu maailma, et sellisel juhul peabki olema mingi selline instants või süsteem, kes põhimõtteliselt siis nii-öelda kogu aeg mõtleks, nii nagu meie ise ärkvel. Eks ole, et meie mõtleme kogu aeg, keelemudel ei mõtle kogu aeg, aga kui selline AI oleks olemas, siis jah, mingisugused asjad hakkavad võib-olla teistmoodi kujunema, aga teistpidi on muide veel üks keeruline võõrsõna, ma ütleks ka selle praegu välja, selle nimi on homeostaas. No nii 2 võõrsõna juba tänase saate jooksul. Ja keelemudelitel üldiselt homeostaas puudub, te võite minna nüüd vaadata, küsida ChatGPT, mis asi on homeostaas. Ja see on asi, mida keelemudelil ka tänasel kujul ei ole, võib-olla see kunagi talle tuleb. Ja tegelikult see inimest ja kogu elusloodust, kasutame inglise sõna drive'ib või lükkab siis kogu aeg mingite vajaduste poole või me paneme sinna külge siis mingid mõisted, mugavus ja tahtmised ja nüüd on hea ja nüüd on paha ja kui neid sisendeid tegelikult pole, kui nagu sellist sensoorset sisendit pole, siis ka pole tegelikult keelemudelil mingit motivatsiooni. Et selles mõttes, kui ta elab seal kuskil serveris, ta pannakse korraks käima, siis ta ei tunne, et keegi teda silitaks või et need, ütleme siis niimoodi, et kui me lihtsustame seda praegu niimoodi etappide kaupa, siis me võiks öelda isegi nendest agentidest, kui me räägime nii-öelda, et agent siis ärkab seal kuskil virtuaalses serveris nüüd ellu ja saadab sulle teavituse, see on tegelikult nagu äratuskell, et ütleme nii, et keelemudel kõigepealt ei ole agent. Isegi kui ta oleks agent, siis agent ei ole ka tingimata autonoomne süsteem. Ja autonoomne süsteem omakorda, kui ta ka oleks autonoomne, ei ole tingimata järjepidevalt mõtlev süsteem. Ja isegi kui ta oleks järjepidevalt mõtlev süsteem, ei ole ta veel automaatselt pahatahtlik ega sellist, kuidas ma ütlen, mingisugust teooriat punuv süsteem. Nii et jah, kui ma nagu loen kogu seda pikka juttu, siis mulle nagu natuke tundub, et me võtame need mõisted, kasutame mõlemat seda võõrsõna siin, eriti seda antropomorfismi ja näeme seal taga sellist metsikut tonti, mille mulje võib ChatGPT meile väga kergesti täna jätta. Ta võib vabalt jätta sellise mulje, et oi, kus ta konspireerib ja ta ärkab hommikul tõesti üles ja võtab kohvitassi kätte ja hakkab inimesi kõiki ära tapma. Aga tema jaoks ei ole olemas ei kohvi, ei tassi, ega aega, ega ka inimesi. Neid ei olegi olemas tema jaoks. Ma siin oleks palju arutada ja veel paar võõrsõna veel sisse tuua, millest arutada, aga kuna meie saade on läbi, siis me jätame selle arutamise nüüd siis neile kodutööks kõigile. Mõelge selle peale ja jätame meelde 2025 aasta 21 aprilli saates rääkisime sellest, vaatame, mis siis saab 1, 2, 5 või 10 aasta pärast, kui me veel eetris oleme. Igatahes selleks nädalaks me läheme eetrist ära, ütleme teile kõigile aitäh, kes te olite meiega ja loodame olla tagasi juba 1 nädala pärast.